Mina olen Priit, arheoloog ettevalmistuselt ja arheoloogiaga nii-öelda professionaalselt olen tegelenud ülikooli ajast peale, ehk siis praeguseks kuskil 5-16 aastat ja Meremuuseumis olen töötanud 2013. aastast alates ja samuti arheoloogina. Ametinimetus on teadur. Ma olen Liisa ja mina olen ka ettevalmistuselt arheoloog, aga minul käib sinna ette siis veel sõna meri, ehk siis merearheoloog. Ja Eesti Meremuuseumis olen ma töötanud 3 aastat, neist 1 aasta töötasin lennusadamas, suhtlesin peamiselt külastajatega ja siis 2 aastat nüüd peaaegu olen olnud teadur. Tegelikult selle töö juures on ju 2 poolt. Üks pool on arheoloogi pool ja teine pool on selle muuseumi teaduri pool. Arheoloogi poolde, mis meil lähevad suured asjad, näiteks üks keskaegne koge, mida on vaja uurida, konserveerida ja teaduri poolde ja kuraatori poolde läheb siis see, et seesama koge on vaja ka eksponeerida. Et me oleme alati kuidagi 2 vahel, et ühelt poolt teeme kõvasti uurimistööd ja teiselt poolt üritame neid uurimistulemusi siis koos kogu muuseumi meeskonnaga võimalikult täpselt ja huvitavalt vahendada siis muuseumi külastajatele. Jah, et see on raske küsimus. Milline näeb välja arheoloogi tööpäev? Võib olla väga erinev, millest üks on tõesti, võib juhtuda see, et tuleb kiiresti reageerida mingisugusele teatele, mingi leiu kohta ja siis juhtub see, mis juhtub. Et võib juhtuda see, et läheb paar tundi aega, aga võib minna mitu päeva aega. Võib olla tükk aega mingisugust nokitsemist dokumentide ja esemete kallal, võib olla lihtsalt päevade kaupa kirjutamist, ehk siis täiesti tavaline kontoritöö, kus sa lihtsalt kirjutadki mingit aruannet. Nii et sellist väga tihti küsitakse seda küsimust, et milline näeb muuseumi teaduri tööpäev välja ja alati jääb vastamisega hätta. Et see on väga erinev. Ja loomulikult, mida muuseumis ette tuleb, mida Liisa juba ütles, on esiteks oma töö tutvustamine ja teiseks muuseumi tutvustamine, mis tähendab igasuguseid ettekandeid nii konverentsidel kui koolides, kui ekskursioone siin samas muuseumis. Nii et väga mitmekesine on see töö. Kui me ütleme, et me tegeleme merearheoloogiaga, siis tegelikult me mõtleme kõike seda, millega inimene on kunagi veega seoses kokku puutunud. Et see termin on natukene laiem kui lihtsalt see, et me tahame vee all hirmsasti midagi uurida. Jah, see on see põhjus, miks me tihti kasutame terminit merearheoloogia, mitte allveearheoloogia, sellepärast, et allveearheoloogia väga konkreetselt nimigi ütleb, toimub vee all, aga meie tööst võrdlemisi palju ei ole vee all. Meremuuseumi töö juures ikkagi sellised kõrghetked on selle sama koge leidmine ja see hetk, kui sa saad teada, et jah, et see tuleb muuseumisse ja mina hakkan sellest vastutama. Ja siis kogu see töö, esiteks, et sa üldse oskaks seal midagi teha ja siis aeg-ajalt mõtled selle peale, et püha jumal, et see on üks väheseid nii hästi säilinud keskaegseid laevu maailmas üldse ja mina pean siis olema see inimene, kes üritab selle kohta midagi tarka öelda või sellega midagi tarka teha, siis võtab kergelt põlve värisema. Minu jaoks üks kõrghetk on see, kui saab õppida laevajuhtimist. Sa oled humanitaarteadlane, eks ole, töötad muuseumis ja selle peale saadetakse sind laevajuhtimist õppima. Järgmisena saadetakse sind raadiosidet õppima, sellepärast, et merel tuleb raadiosidet aeg-ajalt pidada. Et sellised, et jah, neid võimalusi on väga palju ja need võivad olla aeg-ajalt sellised, mida ei seostaks selle ametiga kohe.